Tere õhtust! Täna on meil natuke teistsugune kaubapäev. Me oleme palganud siia ühe inimese rääkima erinevatest mängudest ja kas nad on head või halvad mängud. Ärme kaua jokuta, alustame kohe ägedatest asjadest, mis meil siin järjest tulevad. Magic. Ei ole Magic, see on Dead of Winter, Crossroads game. Ma saan aru, et tegu on koostöömänguga, zombid nagu Dead of Winter, aga miks ta nagu hea on? Sest on koostöömäng. See on nagu tugev selline story juures, käid ringi, kogud asju, aeg-ajalt juhtub sinuga midagi, nii et... Ja keegi muutub pahaks ka vahest. Nii et kui teil on nagu seltskond, kes tahab nagu koos mängida ja teile nagu see Walking Dead meeldis, siis peab ütlema meeldis, siis seriaalse läbi. Et see vist on päris nagu siuke äge asi, mida proovida. Erinevad tegelased, erinevad omadused. Ja hästi palju mängijaid sai ka mängida, kui ma õigesti mäletan seda. 2-5. Ja laiendid on ka sellel olemas, nii et täitsa siuke äge mäng, mida nii-öelda ka proovida. Nii, vaatame. Time Storiesi Madami laiend. Sina oled suur Time Storiesi fänn. Jaa, see peaks nüüd olema see laiend, mis on siis valges tsüklis viimane ja peaks siis kogu selle story kokku tõmbama mingit moodi. Okay. Pole ise jõudnud veel mängida, ei oska kommenteerida, aga sellele eelnev Brotherhood of Ghost vist oli, et see oli juba täitsa hea. Täitsa tahan proovida. Okay. Space Cowboys on nüüd Fantasy Flighti oma või? Space Cowboys on Asmodee oma. Okay, sest siin ta soovitab isegi sliivi suurust nagu kõikidel teistel mängudel. Nii, üks asi, mis osutus minu jaoks äärmiselt populaarseks ja ma isegi ei teadnud, et siuke asi võib nagu müüa, on Aerion. Räägi mulle sellest. Onirimi universumi nagu mingisugune kaardimäng ja isegi üks härrasmees sõitis nagu Lätis selle jaoks spetsiaalselt kohale, et seda saada ja siis oli suur tema pettumus, kui selgus, et see on eelmüügis meil alles. Nii et ta täna sai selle endale Valka pakiautomaati. Nii et ega ma rohkem ei oska midagi rääkida sellest ka, et kaardimäng Onirimi stiilis ja siis peaks nagu ma ei ole ise mänginud Onirimi, nii et ma ei tea. Pole kuulnudki. Nii, Star Wars. Meil on siin Star Warsi nänni tegelikult hästi palju. Destiny sai endale, kõik kes teavad Destinit, eks ole, täringu kaardimäng. Ehk siis lisaks sellele, et sa nagu tõmbad suvalisi kaarte, veeretad sa ka suvaliselt. Ja siis on boosterid ka, siuke suur kaart. Ja siis on, sellel on uued mingid mustad ägedad asjad, uued starterid, uued boosterid. Tundub mingisugune uus tsükkel väljas olevat, et neil see esimene oli siuke suurem must, siis tulid mingid valged asjad ja nüüd tehti neid ka juurde. Aga need on jah starterid ja boosterid, nii et neid tuli ka. Kellele vähegi Star Wars meeldib, väike teki ehitamine, boosterid, miks mitte? Jah, hästi äge, nii et paljudele fännidele pidavad see meeldima, et vaatame, mis me siit veel saame. Et siin ma tean, et mingil ajal isegi tehti turniire sellele. Jaa, nendel tuleb drafti komplekt ka, nii et saad 8 sõbraga hakata draftima ja nii edasi. On sul midagi plaanis teha siin? Peaks sellepärast, et tegelikult fännibaas on olemas lihtsalt. Tegelikult nad olid varjusurmas, sest seda otsiti tükk aega taga, oodati ja päris palju on seda eeltellitud. Nii et järgi veel käidud ei ole, aga küll nad jõuavad, kui nad selle video ära näevad. Vahepeal on Magicut ka, see on Aigari lemmik. Kuidas see oli Aigari soovitusel, nagu Jaan ette vaata. Topeltgarantii. Ja, algajatele mõeldud Tech Builders Toolkitid, saate nagu oma pakke ehitada. Siis on X-alani boostereid, natuke vanemaid boostereid. Siis on, mis meil Magicust veel oli? Uued Challenger pakid, tuled turniirile, ostad paki, kiletad ära ja tegelikult täitsa nagu võitlusvõimid pakid, 4 erinevat pakki, üks on kusjuures päris krõbeda sisuga, ehk siis siin on väga head kaardid ja üleüldse kiht toode. Mis tasemel see võitlusvõimeline on? Väljas saab lund, me teeme siin videot.
aga siuke keskmise pro, ta ei ole algajale mõeldud, sest siin on ikkagist nagu tahab nagu kaartide natukene nagu reegleid ja asju juba teada. Kaartidega saad hakkama veel, aga nagu siukesel tuled siuke semi-pro rahalisele turniirile, kus sul ikkagist osavõtumaks ja asjad, aga algajate turniiri rokid sa sellega nagu täiega. Okay. No see Lightning Arrow Deadly Discovery'ga sanab nagu mingi stiili kohta vihjeid. Jaa, see värvid on ka nagu agropakk punane, hästi lihtne, eks ole. Arcane Tempo, kus sa saad sinipunane pakk, et suured lohed ja mingid sellised tegelased. Kui see valge pakk oli pidi ka päris hea olema. Keegi on valge pakki ära võtnud. Siin pool. Hästi lihtne, pisikesed valged loomad löövad ja töö käib. Nii et tõstame selle siit eest ära. Nii, Star Realms, äge kaardimäng. Uued bossipakid. Olid bossipakid? Ei, command-pakid, vabandust. Bossid olid juba olemas. Kes Star Realmsi fännid on, need seda küsivad ja nemad neid tahavad. Nii et põhimõtteliselt boostrid, aga kuna sa tead, mis siin boostrites on, siis erinevad Unity Alliance Pact Coalition näitame inimestele ka, et päris nagu siuksed rõõmsavärvilised ja Star Realmsi ei ole tükk aega saada olnud. Endiselt ei ole saada, aga laiendeid on seest olemasolevatele mängudele juba nii-öelda päris palju, nii et julgelt. Vot, seda mängu me oleme aigalt mänginud. Skull. Olen ma sinuga mänginud. Jah, mängisime kus juures hästi äge õllealuste mäng, ehk siis sa mängid selliste õllealustega. Eesmärgiks on panustada ja bluffida ja see, kes pealuu saab, see kaotab, kui ma õigesti mäletan, oli nii või? Nii et aga jah, ma hakkab meelde tulema, ta on just selline mõnus seltskonna mäng, aga ta ei ole selline päris ihihi, ahaha, natuke saad mõelda ka ikka. Võib-olla selline õlle kõrvale, õllealuse mäng. Päris lõbus oli jah, tegelikult seltskonna mänguna mängida, nii et vahepeal on siin natuke Techbox, Transformersi, ma ei mäletagi, see olid autobotid või mingisugused tegelased. Ühesõnaga, Transformersi piltidega Techboxid, saate oma kaarte sees hoida ja nii edasi. Aigar tegi just ülevaate Seven Wondersi duellist, nii et paneme lingi ka juurde, et saate Aigari ülevaadet vaadata, rohkem sellel mängul ei peatu. 2 inimesele, hästi hea, lihtne. Nii. Taaskord, Aigar, sinu lemmik, Arkham Horrori kaardimäng. Just. Uued laiendid. Second on stsenaariumid. Ehk siis Arkhami kaardimäng, mina ütleks, et ta on sellest tullumaailmast, Arkhami maailmast üks temaatilisemaid. Ta on küll selline paras raha uputamise koht, aga ta annab sellise väga mõnusa emotsiooni. Inimesed mängivad ja õllekõrvale õhtuti on nagu tegevist, nii et lõõgastuvad, lasevad rihma lahti ja ma ei tea, seni tundub inimestele peale minevad. Ei, ta on hea mäng. Ta on see mõnusa story, annab mõnusad valikud. Samas temaatikas on ka siis nii-öelda lauamängude laiendid, Eldritch Horrori Cities in Ruin, siis on veel ka Under the Pyramidsi laiend, siis on Eldritch Horrori põhimäng, kuskil oli üks laiend veel, aga ju me panime selle äkki juba riiulisse ära. Nii et oleme me tublid. Vahepeal need mängud kaavad siit riiulist ära. Räägime D&D-st. D&D miniatuurid erinevad. Siin on nüüd konkreetsed miniatuurid sees, erinevad kujukesed, aga siis on ka booster brickid. Kunagi ei tea, mis siit siia saad. See hunnikus on erinevaid tegelasi. 4 tükki on igas pakendis, kokku oli neid 44 tükki, nii et saad osta ja avastada, mis ägeda kujukese sa saad. Nii, jätame selle korraks kõrvale, Aigar annab siit poolt veel natukene Magicut, Kills of Ravnica boostreid, Raevos of Ixalani, näete, see on nüüd need algajatele mõeldud Planeswalker tekid, kui sa Magicust natukene juba tead, siis sa saad selle osta ja saad oma esimese paki. Sellega saad ainult isa või ema vastu mängida, sest tõenäoliselt saad see kaela juba kohe, aga siin on ka boostrid sees, et seda paremaks teha ja üleüldse natukene õppida rohkem mängima. Nii, Aigar juba näitas ägedad temaatilised Uno kaardimängud. Justice League, Disney Frozen, Let it go, Jurassic World, dinosaurused,
Finding Dory. No see unustad ära kõik, mida sa mängid. Miljonid. Banana. Voot, nii et kihvt. Siis on meil erinevaid deckboxe. Aigar just enne video tegemist küsis, et kas tegu on hea deckboxiga. Ehk siis võtame siin ühe lahti ja ma näitan kohe ära, miks ta nagu hea on ja mis nende deckboxide juures nagu hästi mõnusat on. On see, et see deckbox käib lahti päris suure ulatusega. Siin on erinevad keemiat sees, et see asi kuivaks oleks ja nii edasi. Aga hästi mugav on võtta siit terve käega oma pakk välja korraga ja ta läheb kinni. See magnet siin on nii tugev, et kui sa selle paki siia sisse paned ja seda korralikult loksutad, see ei tule mitte kunagi lahti. Ja lisaks sellele, ta on sellisest Xenoskin nahast ja see tundub nagu käest täitsa hea. Katsu ja ütle, et ei ole hea. Oo, kui hea. Selle ma peaks omale ostma. Ja neid värve on siin igavene hunnik, nii et ja erinevas suuruses on ka neid, nii et kui te neid ostma tulete, pange tähele, et ostate õige suurusega. Siin on sul praegu sama suurus. Ei ole. Kahes erinevas suuruses on 80 kaardile ja 100 kaardile. Et kui sa vaatad, et paki peal on tegelikult kirjutatud, et kas ta on 80 või 100. Okay. Ja pakendi suuruse järgi näed ka, nii et siis on... No jah, niimoodi on näha. Jah, aga siis on kõige lihtsamad tavalised, ma tahtsin öelda plekist, aga plastikust deckboxid, kõige lihtsamad 2 eurised, siis on 2 pakile. See on sellised, kus sul on nagu 2 pakki vaja kaasas vedada, alla stiili Star Realmsi pakid või 2 Magicu pakki saad korraga kaasas vedada ja või üldse siuksed mängud, mida paaris võtad alla stiilis reisile kaasa, saad lennukis või lennujaamas sõbranna või naisega või ka sõbraga mängida. Üks asi, mida me ei ole rääkinud, täringud. Meil on hästi palju erinevaid oki-doki täringuid. Need on hästi ägedad täringud selle poolest, et need värvid on giftid, karp on gift ja kui te olete Ultimate kaardi toodetega juba tuttav, siis paljudel on täringu sahtel olemas, kuhu saad selle sama karbi sisse lükata ilusasti. Nii et hästi äge täringud ja deckboxe, neid on igast valikus, meil on suur sten neid, nii et rollimängu täringud ja igast üksikud asjad ka. Nii, vaatame, seal on üks vampiir paistab sealt, see on Fury of Dracula 4. või 5. edition juba, nii et iga editioniga on uus, ma ei tea, lihtsalt printrunne, mis nimetatakse, et kuni 5 mängijale siuke Nosferatu ja Dracula ja selline temaatika, kellele peale läheb. Kes kunagi Scotland Yardi on mänginud, siis põhimõtteliselt väga laias laastus sama mäng. Aga muidu üks mäng on Dracula, põgeneb, teised siis ajavad taga teda. Niimoodi kohe? Niimoodi. Okay. Mina kunagi mängisin, oli niimoodi, ma ei tea, äkki siin muudetud. Aga kuidas see otsustatakse, kes keda mängib? Ma ei taha küll kogu aeg Draculale ja surma saada. Aga siis sa valid, kellega sa mängid. Okei, selge. Et äkki tahab me keegi teine ise Dracula olla? Mängu alguses lepid kokku, et kes on kes. Okei, selge. Ja siis salaja hakkad liikuma, et see ongi nagu selline deduktsioon, teised peavad nagu vihjete abil aru saama, et kus linnas sa hetkel oled ja... nagu mingi rebellion otsid... No põhimõtteliselt jah. Otsid kuskil teises maailmas. Nii, jätame selle ka praegu vahele. See oli vahepeal, või tähendab endiselt on BGG-s kuum sõna. Kui seda hääldada oskate, siis te tõenäoliselt olete seda juba mängu mänginud, sest see on Teotihuacan. Teotihuacan. Okei. Aga tead, mis on veel parem? No. Sellel on laiend. Mis selle nimi on? Veel hullem või? See on veel hullem. Okay. Ta on selline eesti keelde pandud on mingisugune keskajastu, mingi middle central. Okei. Kas see on nagu Jolkini mingi majade... Ma ise ei ole seda mänginud. Selles suhtes ma kommenteerida ei oska, aga ta näeb hea välja laual. Teda on üsnagi palju kiidetud, et on selline, ütleme, kesktasemega. Jällegi ma räägin seda, mida teised on... Mina räägin kogu aeg seda, mida teised räägivad. Seepärast ma tulingi siia, et natuke hajutada vastutust. Jah, et inimene teab ka, mida ta räägib. Või siis jätan sellise mulje vähemalt. Aga üldiselt mina julgen seda soovitada, ma küll ise ei ole seda mänginud, aga see väidetavalt on täitsa okei. Okei, nii, siis ma ei tea, täna on sattunud kuidagi sinu nagu lemmikmänge siia või sinu mänge nagu hästi palju. See on mäng, mida sa praegu mängid vist aktiivselt. Javool, kapitaan. Ehk siis see on mäng, mille kohta autorid ütlesid, et nad ei tahtnud teha mitte allveelaeva mängu, vaid nad tahtsid teha allveelaeva simulatsiooni. Ja seda oleme nüüd mõned korrad mänginud
siin on kuni 4 mängijat, igaüks saab oma rolli. Kuni 4, kas alati ei pea 4 olema või? Ei pea, sa võid üksi ka kõik seda. Jaa, ta oli üksinda ka ju. Et kui keegi on mänginud X-Comi, siis ta on sama põhimõttega. Et äpp ütleb sulle, mida teha mingil hetkel, annab sulle mingisugused sündmuseid ja siis need 1-4 mängijad üritavad allveelaevaga ilusti vee alla minna ja mõnikord sealt ka üles tulla, lasta vaenlase laevu alla. Äpis on olemas, üksikud missioonid on olemas, omavahel seotud, mitmeosalised on kampaania. Nii et see on üks hetkel jah, minu lemmikuid. Nii, aga no teine lemmik on sul Imperial Assault, eks ole? Just. Seda vist sa võid lõpmatuseni mängida, ma olen aru saanud. Seda ma olengi peaaegu lõpmatuseni mänginud siin. Et see on mäng, mis on selles suhtes unikaalne, et üks karp sisaldab põhimõtteliselt 2 mängu, et sul on kampaania, mida saad teha siis nagu teistega, et oli siis 2-5 mängijat. Et üks on siis kurjuse impeerium ja ülejäänud on siis Darth Vaderi käsilased. Aga lisaks on võimalik... Üks on kurjused, ülejäänud on Darth Vaderid, ma arvasin, Darth Vader ongi kuri. Ei, Darth Vader, ta üritab lihtsalt korda hoida impeeriumis, aga siis on need väiksed vastikud mässulised. Aha, okei, need head tegelased nii-öelda. No ja need head. Kelle jaoks head, kelle jaoks on? Aga lisaks on siin ka skirmish võimalus, ehk siis sa saad omale põhimõtteliselt miniatuurimängu. Paned omale armee kokku, võitled teisega, see on 2 inimese mäng, nii et väga mõnus. Kui üks ei meeldi, siis meeldib teine. Ideaalis meeldivad mõlemad. Okei, väga hea kuulda. Sellel on laiendeid ka hästi palju ja tuleb ka juurde kohe, nii et nii, lähme siin nagu, vaatame. No see on just nagu igast peres olemas tänapäeval, eks ole? Jah, no 7 miljonit müüdud. Ma ei tea, kas seda peab kellelegi tutvustama. Pigem ütleme, et see on selline Ticket to Ride Europe. Ta on selline enam klassikaline, aga mida täna ei tulnud, mida siin riiulis on ilge hunnik laiendeid. Jah, hästi põnevad Aasia, Saksamaa, Aafrika, United Kingdom, kõik, üle tüki aja on kõik laiendid jälle nagu saadaval ja pidevalt nagu laos ka olemas. Euroopa, kaardi peal Eestit ei ole. Kui tahate Eestit, siis pead Nordiku võtma. Riia on jah, aga Tallinnat ei ole. Nii, aga selles mõttes, et see on siuke peremäng, eks ole, aga kui sa tahad nagu päris lauamängudest hakata juba mängima, siis tasub vist enne seda mängida, eks ole. See on siuke entry nagu igal inimesel olnud. Ta on jah. Ma arvan, et mina alustasin ka oma koostöömängu tõenäoliselt pandeemikuga ja see oli selline paras ahastus, et kuidas see maailm ikka nii kähku hukka läheb. Kuidas seda mängu alati 45 minutit mängitakse? Minu jaoks on see nagu... Ei, siin võib palju kiiremini minna see. Räägitakse, et miinimumaeg on 45 minutit, maksimumaeg 45 minutit, keskmine aeg 45 minutit. Ma just vaatasin statte selle pärast. Paarikümne minutiga võib maailm nii hukka minna, et noh... Ei ole midagi päästa või? Just. Selge. Aga see on sul siin see Z-Mani oma ingliskeelne. Ja, selles mõttes, et me üritame nagu ingliskeelset nagu võimalikult palju, mida saab ingliskeelsena, peaks olema ingliskeeles. Sest me oleme Eestis ja uskuge või, päris paljud seltskonnad on meil nii multikultid, et see on nagu väga hea, noh nagu töö juures nagu tiimiüritusteks ja siukesteks asjadeks, just nagu ingliskeelsed asjad, eriti nagu tehnoloogia ettevõtetes ja nii edasi. Nii, see on järgmine asi, Gaia projekt. Me hakkame siin juba laud hakkab vaikselt tühjaks saama. See on Terra Mystica'ga kosmoses, eks ole? Just. Karm majandusmäng. Aga parem. Parem ka? Et selles suhtes mulle meeldib, ta on nagu Terra Mystica 2.0 kosmoses. Ehk siis siin on mõningad lisad juures ja mulle isiklikult meeldib see rohkem, Gaia projekt rohkem kui Terra Mystica. No, taaskord, eks ole, Seemeni asi ja Fantasy Flighti sliivi soovitused on peal, nii et varsti on vist igal lauamängul sliivi soovitus Fantasy Flighti oma. Lükka sealtpoolt natukene kraami juurde. Techboxidest me juba rääkisime. Nii, üks asi. Dark Soulsi oled mänginud? Ei ole. Kickstarteris oli hästi edukas ja suur asi. Ja mingil põhjusel tehakse sellele nüüd laiendeid, kus igas laiendi karbis on üks miniatuur. Lihtsalt selles karbis on miniatuur. Ja natukene on siin mingid vidinaid ja taileid ja asju juures. Põhimõtteliselt on siin üks värvimata miniatuur. Ma ei tea, kas kaamera nagu
suudab peegelduses seda nagu näidata või mitte, või ta lihtsalt näitab meie suurt valgustit. Aga põhimõtteliselt jah, ilgelt kallis, pool põhimängu hinda ja saad ühe suure pudrunuiaga mingisuguse känguru. Jah, aga igal juhul nagu selles mõttes, et fännidele on ta nagu hästi peale läinud ja inimesed nagu ostavad, kes on põhimängu ostunud, ostavad ka laiendeid. Aga hoiatan ära, et kui te selle mängu lahti teete, siis te saate surma. Et see on seal kirjas ka ilusti. Siis on hunnikus albumeid, hästi lihtsalt kaardialbumid Magicu kaartide hoidmiseks. Ja siis Aigaril käes on natuke paremad. Nendega võid nagu juba, neid võib seljakotti panna lukuga, kvaliteetselt taaskord heast materjalist ja siuke mõnus. Nii, siis deckboxidest me rääkisime juba. Nii, mis meil on siin? Game of Thronesi fänninänni. Enne kui seriaal otsa saab, tulge ikka ostke ära, eks ole, muidu kes teab, millal ma nendest lahti saan. Aga mängukaardid, täiesti tavalised, huvitav, kes jokker on. Ash on küll siin, illustratsioonid on päris ägedad ja giftid. Olid Batmani omad ka kusjuures, aga Batmani omad said juba otsa, nii et jokker on jokker ja nii edasi. Game of Thronesi Risk, Skirmish, 5 klanni, White Walkerid ei ole, spoilin ära kohe, nii et 5. Miks siin on 4, ees on 4, aga kes see 5 siis on? Tyrell, Martell, Stark, Baratheon ja Lannister. Aga kes siit puud on siis? Ja fännid teavad, siin on need vapid ja asjad olemas, nii et nii edasi. Magicust starter, see on nagu kõige starter, 2 mängijale mõeldud, alati fiksitud teada, täringud, asjad. Tahate inimesele, sõbrale seletada, kvaliteet on nagu ta on, liim on juba lahti, eks ole, kuivab lihtsalt lahti, äge. Giftback, saate kingituseks Magicuid, promokaarte, boostereid, hästi ikka lihtne. D&D Dungeon Master Screen, saad salajas hoida, mis sa peidad. Ja no kõige viimaseks jätsin oma isikliku lemmiku, mida ma ootasin nii kaua ja nii edasi. Bunny Kingdomi, Jäneste kuningriik ja taevalossid, In the Sky. Ehk siis nii palju, kui ma ei ole veel YouTube'i vaadanud, ma ei ole mitte midagi vaadanud. Jänesed kolivad taevasse, õhulossid, lisandub 5 mängija, mis on minu jaoks nagu hästi suur pluss. Et 5 mängijaga on tegelikult seda päris äkki isegi gift mängida. Näed, Yellow'l ei ole veel Fantasy Fighti märke, huvitav. Ju siis nad ei ole veel ära ostetud, kõik teised on ära ostetud. Aga võin öelda, et 45 minutit Bunny Kingdomi jaoks ei ole nagu väga reaalne mäng. Bunny Kingdomi demo on sul siin olemas. Jaa, seda saab, kõik saavad mängida. Kas see saab ka olema? Jaa, kindlasti. Et selles mõttes, et kiletame ära, paneme, seda on piisavalt koopiatena alles veel, nii et illustratsioonid on paremaks muutunud. Natukene isegi täiskasvanuks huvitav, kas nad on kunstniku vahetanud. Aga igal juhul tahaks selle juba ära proovida ja vaadata, mis see nagu endast kujutab. Et 5 mängijaga, 4 mängijaga on juba põnev mängida, 5-ga peaks nagu veel huvitavam olema. Võib-olla pettume, võib-olla mitte, aga eks ole näha. Kuule, aga ma ei tea, kui pikk see video tuli, igal juhul aitäh rääkimast ja eks tee ka siis mõne mängu kohta äge arvustus ja olgu. Tšau!